Tere! Mina olen Eija Uus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Mina tahaksin tavaliselt terve jaanuarikuu kõigile soovida head uut aastat, sellepärast et aastat on nii palju alles jäänud, aga võib-olla siis lihtsalt head uut lugemisaastat kõigile. Ja paradoksaalsel kombel tihtipeale uus aasta on see aeg, kui me hakkame lõpuks avastama eelmisel aastal ilmunud raamatuid, sest raamatuid ilmub nii palju, kõike ei jõua lugeda, paljud asjad jäävad kahe silma vahele ja siis, kui vana aasta lõpus ja uue aasta alguses tehakse väga pikki parimate raamatute nimekirju, siis selgub, et paljud olulised raamatud on veel lugemata ja avastame uusi raamatuid, mis ootavad ka meie lugemislauale jõuda. Ja täna võtsingi aluseks paar erinevat nimekirja parimatest raamatutest, siis eelkõige Goodreadsi hääletuse, sellepärast et Goodreads on rahvusvaheline, seal on tuhandeid inimesi, kes hääletavad oma lemmikute poolt. Ja siis teiseks võtsin ERR-i kultuuriülevaate, kus siis 40 erinevat kirjandusega seotud Eesti inimest, kirjanikud, kirjastajad, tõlkijad loetlevad enda 2025 lemmikuid. Aga alustame Goodreadsist. Eelmisel aastal valiti parimaks ilukirjandusteoseks just eesti keeles ilmunud Fredrik Backmani Minu sõbrad. Ja mina sain selle just eile kätte, nii et ma ei ole seda veel lugenud, aga ma väga ootan selle lugemist, sest selle kohta olen kuulnud väga-väga palju head ja üldse Backmani kohta, keda mina ei ole veel lugenud, aga Mees nimega Ove on väga paljude lemmikraamat. Siis ilukirjanduses kõrgel kohal on Florence Knappi Nimed, mida olen ka siin varem tutvustanud. See on siis raamat, kus käib 3 erinevat paralleelset lugu. Igas loos on sündinud poisile pannakse erinev nimi ja siis sõltuvalt sellest, mis ta nimi on, mis otsuse ta ema vastu võttis teda kohates, siis on need elu viib teda väga erinevatesse kohtadesse, kuigi alguspunkt on sama. Ja ta on sellise nagu rõõmsa kaanega, aga tegelikult räägib suures osas ka koduvägivallast. Päris karm raamat iseenesest, et siis tunnen, et seal võiks selline väike hoiatus kaasas käia, et kes tahab lihtsalt sellist mõnusat puhkuse lugemist, siis siin on ikkagi tõsisemaid teemasid. Siis eelmise aasta parimaks ajalooromaaniks valiti Taylor Jenkins Reidi Atmosfäär. Ja Taylor Jenkins Reid on ülitugev selles, et iga ta romaan leiab aset erineval ajastul, erinevas valdkonnas. Et näiteks Daisy Jones räägib rockansamblist 70-ndatel, siis Evelyn Hugo räägib 50-ndate Hollywoodi staarist ja Malibu räägib surfaritest ja nii edasi, et mis mind lugejana või õigupoolest kirjutajana vaimustab, on see, et kui sügavuti Reid suudab ennast teemadesse sisse lugeda. Et see, et sa suudad ühel aastal kirjutada tõesti mingisugusest 50-ndatest ja filmibusinessist ja kõik, mis sinna juurde käib, ja siis kirjutada tenniseromaani näiteks, et see siis räägib NASA astronautidest ja 80-ndast ja siin on veel alapealkirja Armastuse lugu ja see räägib ka 2 naise vahelise armastusloo ajastul, kus selline asi oli väga tabu ja eriti veel NASAs, et seda tuli väga varjata. Ja tõesti huvitav on see
mis elu need astronautid siis elavad, millised on need katsed, et sinna sisse saada, milline näeb välja argipäev, mis on kõige raskemad osad tööst ja nii edasi. Ja võib-olla üks asi, mis mulle ka väga meeldis selle raamatu juures, on see, et peategelane, tal on õetütar, kes on talle väga lähedane ja ma tunnen, et praegusel ajajärgul, kus väga paljud meist valivad lapsi mitte saada, siis ongi tegelikult väga palju seda, et kellegi teise lapsed saavad hästi armsaks, olgu need siis su õe või venna lapsed või siis parima sõbra lapsed, et see selline, ma tunnen, et see on nagu mingi kultuur, mis on tõusuteel, et selle asemel, et endale lapsi saada, siis armastatakse oma lähedaste lapsi ja veedetakse nendega aega ja tehakse nende lapsepõlv maagiliseks. Et mulle kuidagi see kõrvalliin ka väga meeldis. Siis parima romantasy võitis loomulikult Rebecca Yarrose O1 Storm. Mina ei ole seda lugenud, tean, et väga paljud seda loevad. Eile just rongis nägin, et keegi seda luges, tundsin ära, sest need draakonid on siin raamatu seljal. Ja parima fantaasiaraamatu, fantaasia kategoorias oli ära märgitud R.F. Kuangi Katabaas, mille alapealkiri on siis Põrgusse armastusega. Ja võib-olla taas selline raamat, mida mina ise ei läheks esimesena riiulilt haarama, aga kuna see on olnud viimase aasta jooksul nii suur hitt Goodreadsis ja nüüd, kui ta eesti keeles ilmus novembris-detsembris, siis ka Eesti Bookstagrammide lehtedel, siis tekkis huvi, et millest see räägib. Ja see räägib siis Oxfordis õppivatest Cambridge'is. See räägib siis Cambridge'is õppivatest võluritest, kes otsustavad minna Põrgusse oma õnnetult hukkunud professorit taga otsima. Ja ta on selles mõttes lahe kirjanduslik lugemine, et ta võtab kokku ja kaasab hästi palju lugusid, mis meil kirjandusloos Põrgust on. Et on Dante Inferno, siis on Orfeuse, siis Vana-Kreeka mütoloogia seiklused ja tõesti selline hästi-hästi rikkalik kirjanduslik pagas on sellel raamatul, aga samal ajal ta räägib ka väga palju sellisest inglise akadeemilisest kultuurist, mis võib-olla meile jääb natukene kaugeks, et meil ei ole seda võib-olla akadeemia kuigi nii levinud, aga ja võib-olla veel üks asi, mis mina ütleks, on see, et ta mõjub hästi noorte romaani moodi, kuigi teda ei ole kunagi sellisena turundatud ja tegelased on ülikooli kraadiõppurid, aga seda raamatut tõi aasta lemmikute hulgas välja ka Karl-Martin Sinijärv. Siis teine raamat, mis fantaasia valdkonnas on aasta parimate hulka jõudnud, on Veekuu, mille autor on Samantha Sotio-Yambao ja see tegevus algab ühel Tokyo kõrvaltänaval Pandimajas, mida igaüks ei leia. Ja minul siin järjehoidja on üsna alguses, ma ei ole sellega veel väga kaugele jõudnud, aga mulle tundub, kui maailma lugejad on selle hääletanud üheks aasta parimaks fantaasiaraamatuks, siis ilmselt ta ka läbi loen. Ning aasta debüüdiks valiti samuti Knapi nimed. Aga kuna Eestisse jõuavad paljud raamatud väikese hilinemisega, siis ma vaatasin üle ka, millised 2024 parimad Goodreadsi raamatud ilmusid Eestis 2025. Ja parima ilukirjandusteose auhinna võitis Pulmarahvas, Alison Espach. Ma ei kavatsenud seda raamatut lugeda, sest see tundub selline raamat, mis ei ole minu raamat, et ma ei tea, ta juba on kuidagi, näeb nii ajaviite romaanina välja, aga mind üllatas see,
et siis algus, kus tegevus algab, et pulmarahvas läheb siis kuhugi ilusasse kohta pulma ja siis seal on üks imekaunis rohelises kleidis naine. Siis selgub, et see naine ei ole pulmadega seotud, vaid ta läheb sinna ennast ära tapma. Ehk et see kuidagi üllatuslikult on hoopis selline depressiooni ja suitsiidilugu, et siis ühelt poolt on need suured pulmad imekaunis kohas, kus on siis pereliikmete vahel igasugused tülid ja probleemid ja küsimused ja pinged ja siis teisalt on see naine, kes on sunnitud oma enesetapu edasi lükkama selleks, et mitte teiste inimeste pulmi ära rikkuda ja siis ta satub sellesse pulmamelusse, et kuidagi tõesti üllatas, et see tegeleb selliste tõsiste teemadega hästi lihtsasti söödavas soustis, et lõpuks oli väga positiivne lugemiskogemus ja ma arvan, et ongi, et paljud inimesed nendest teemadest ei suudagi lugeda tõsist teaduslikku raamatut ja lihtsalt see romaan paneb mõtlema hoopis teistmoodi mingitest asjadest, millest võib-olla ei olegi mõelnud. Ning eelmise aasta ilukirjanduse parimate seas olid ära mainitud ka Sally Rooney Intermezzo, millest oleme rääkinud üks aasta parimaid ja siis Coco Mellorsi Õed Bluud, mis mõlemad ilmusid sel aastal eesti keeles. Ning top 5 jõudis ka Miranda July Käpuli, mis just ilmus eesti keeles ja see on üks väga huvitav omapärane raamat, mis tegeleb siis naiste seksuaalsuse, võib-olla ka ebastabiilsusega, et raamat, mida mina ei julge võib-olla kõigile oma tuttavatele soovitada, aga kui ma selle läbi olin lugenud, siis ma tundsin, et mul on nii hea meel, et ma olen seda lugenud. Ning eelmisel aastal parima ajaloo romaani tiitli võitnud Kristin Hanna Naised ilmus ka sel aastal eesti keeles, 2025. aastal eesti keeles ja seda ka ma ise ei ole lugenud, aga olen väga palju kiitust sellele kuulnud, et see on siis seotud sõtta minemisega ja alati, kui ma seda kirjeldust loen, siis mulle tundub, et see on praegusel hetkel minu jaoks liiga raske, aga tõesti väga palju olen kuulnud selle kiitust. Siis eelmise aasta parimad thrillerid. Üks on Liz Moore'i Metsajumal, mida meile tutvustas saates Marilyn Mendelin ja teiseks Chris Whitakeri Kõik pimeduse värvid, mis ilmselt on ka siit saatest juba läbi käinud, et thrilleri fännid on Chris Whitakeri raamatutega väga rahul. Ning eelmise aasta parimad mitte ilukirjandusteosed võtsid siis näiteks Jonathan Haidti Ärev põlvkond, mis ilmus eesti keeles, ning Gillian Andersoni koostatud Tahan, mis on siis anonüümsete saatjate erootilised kirjad ja fantaasiad ja hästi paljude väga erinevate naiste lood sellest, millest nad unistavad, mida nad tahavad. See on selline erootika ja ma ei ole seda ise veel lugenud, aga olen kuulnud väga vastakaid arvamusi, et on inimesi, kes on väga tänulikud sellele raamatule, et räägitakse nii siis kommertslikult nendest asjadest, mis on justkui tabuteemad või kuidagi varjatud, aga samas olen ka kuulnud, et selline üldine kirjanduslik tase ei ole väga kõrge, aga ongi, et kui tegu on anonüümsete kirjadega, siis kas see ongi kõige olulisem? Nii, ja nüüd läheks Eesti ülevaate juurde, mis siis ERR-i 40 kirjandusega seotud inimesest valisid 2025 aasta eesti keeles ilmunud parimateks raamatuteks.
Pole mingi üllatus, et enim hääli, enim kiitust sai Kairi Loogi Tantsitolm põrandast, mis on nüüd väljas ka kõvakaanelisena, mis algselt ilmus Loomingu Raamatukogus, trükiti väga palju juurde ja Kairi Loog võitis eelmisel aastal selle eest ka väga palju erinevaid preemiaid, sealhulgas valiti see Rahvaraamatu aasta ilukirjandusteoseks. Ja selle kohta enamik kriitikuid ütles lihtsalt, et täpselt see, nagu kõik räägivad, nii hea ta ongi ja et väärib kogu seda tähelepanu, mis ta on saanud. Eelmisel aastal siis kõige rohkem kiitust saanud luulekogu enim märkimisi on Riste Sofie Kääri Aps, mille kohta on öeldud huumori ja tõsiduse ristumiskoht, mis mõjub praeguses ajas ainuõigelt. Kui teda poleks olemas, tuleks ta välja mõelda, suurepärane luulekogu ja pea iga järgmine rida suudab üllatada. Ma valisin siit ka paar teksti ette lugemiseks. Läheb praegu. Sa tuikad tasa, üsna nagu elu ise. All nahka peidus soojas säsis käeulatuses küll, kuid iga nurga taga, kui tuul käib õigelt poolt ja ilm on olnud kuiv paar päeva, on tänavatel tunda sinu lõhna. Kätepesu seep ja miski, mida nimetada veel ei taha. Sa tuikad tasa. Vaevu märkad ise, et keegi mööda sinu treppe ütti kondab, sööb köögist ära kuivand saia, trepikojast uksematid, akende eest kardinad ja läbi sinu silmi end veab välja sellest majast, mis teda rusub alatasa, just nagu tema rusub seda maja. Sa tuikad tasa, sosinal ja sala ja üsna nagu elu ise, keldris siirupi ja sibulõunte vahel, ent mulle harva ilmutad, nõrk tukslemine jalataldades ja krooniline köha. Teine luulekogu, mida väga palju esile tõstati ja on ka vist märkimisväärne, et sel aastal ka nii palju luulekogusid esile tõstati, et tõesti väga hea luuleaasta oli, on siis Karoliina Pihelgase Ikka veel, mille kohta Värske Rõhu peatoimetaja Saara-Liis Jõerand ütles lihtne, mõjus, poeetiline meisterlikkus, kindel soovitus. Ave Taavet ütleb Kintsugi tehnikas luuleraamat, otsib võimalusi tükkidest terviku loomiseks ja see raamat räägib siis ka sellisest vaimselt vägivaldsest suhtest lahkumisest, et keegi tõi siin ülevaates ka välja, et poes seda ostes oli müüja öelnud, et ma ei saa öelda, et see on hea raamat, aga see on väga hästi kirjutatud raamat. Et siis tõsistest teemadest on vaja rääkida ja kindlasti on väga palju inimesi, kellele see väga suurt sellist nagu paitust pakub, et ma ei ole üksi, teistega juhtub selliseid asju, aga see on tõesti, ta on valus lugemine, aga ta on tõesti ime hästi kirjutatud, et ma tihtipeale luulekogusid loen raamatukogust, aga see on üks selline, mida ma enda riiulil ka näha soovin. Ning kolmas põhiline luulekogu, mida väga palju esile tõstati, on Aliis Aalmanni Pääsulinn. Ja see raamat on hästi looduslähedane, hästi kuidagi selline Eesti hingega. Ma ei tea, loen siit, kuhu sõrm vahele jäi. Tuul kasvatab põllule õied ja tolmeldab tänavat kuivanud putuka kehadega. Olen lind keset ikaldust, tuhk ja mennioksa peal. Midagi minust on inimene, nagu mälestus bensiinijaamast. Ja silmade hele läige kui õlilaik, mis vangistanud endasse vihma ja päikese ühise hingetõmbe. Tuleval aastal ma poegi ei kasvata, nukin viimastelt sõstrapõõsastelt marjad, tikriokastel kogemata torgin ära suled, kas kevadet enam saangi mäletada või lendan lõunasse ega naase.
Ja kui ma vahel loen luulekogusid sellise ühe minekuga, siis see on kogu, mida on tõesti mõnus vahepeal käest ära panna ja selle juurde tagasi tulla. Et hästi Eesti loodus, Eesti linnud, Eesti süda. Ma nüüd siis veel jätkan luulelainel. Veel jällegi ka minu üks eelmise aasta lemmikuid, Martin Alguse Elektro. See hästi paljud inimesed, kes on seda lugenud ja lugenud eelmist Martin Alguse luulekogu, siis tekib see küsimus, et kelle jaoks kumb on parem. Mulle väga meeldib, et see on eelmisest luulekogust niivõrd erinev ja siin toimub nii palju, et tihtipeale on luulekogud, kus püsib selline üks ja sama meeleolu kogu aeg. Ma ütleks ka nagu Pääsulinnas ja Ikka Veelis ja ka Apsus võib-olla, aga Martin Alguse Elektro, siin on hästi erinevaid luuletusi, hästi erinevate tunnetega, erinevatest kohtadest ja kuidagi üllatavalt suur nauding oli sellest, soovitan. Väga palju mainiti ka Berit Kašani Aprilli, mis napilt saab minu eelmise aasta lemmikluulekogu tiitli. Minu meelest iga luuletus siin on väikemeistri teos. Iga luuletus tegeleb uue teemaga, kasutab uusi struktuure, uut keelt. Minu jaoks kuidagi nii eriline ja värskendav ja täiesti geniaalne. Ma loen teile siit ühe teksti. Ütle neile, et maailm on olemas. Ütle, et neil ikka veel hoitakse silma peal. Ütle, et kõik on kangrud. Ütle, et kõik on pottsepad, aga vaid vähesed on kullassepad ja nii see oligi mõeldud. Ütle neile, et igaüks suudab välguga sina peale saada. Ütle, et lõpud ja algused lähevad loomisel tihti vahetusse. Ütle, et kive ei pea süles kandma, seljas ka mitte, isegi mäkke lükkama ei pea, kui ei taha. Ütle, et mitte kunagi ei tähenda mitte midagi. Ütle, et igavene tuli on olemas. Ütle, et ükski lugu ei jää tegelikult lõputa. Ütle, et neil hoitakse silma peal. Ütle, et nad usuksid oma silmi alles siis, kui on need ära pesnud. Ütle, et neil hoitakse iga ilmaga ja iga hinnaga. Ütle, et igaühel on õigus oma laulule. Ütle neile, et öö on päevaema, et Jumal oli enne vanasti kurg. Ütle neile, et see naine ei kahetse, et ta võttis ja hammustas seda õuna, sest tahtis, et see koomiliselt tõsine mees tema kõrval ükskord ometi südamest naeraks. Ja samas imetleks tema pöörast julgust. Ütle neile, et täpselt nii juhtuski. Ütle kohe. Siis ootuspäraselt sai eelmise aasta üheks enim kiidetud ja enim oodatud teoseks Hankangi taimetoitlane, mille kohta on öeldud häiriv ja poeetiline hoiatus, küsimus vabadusest, vastupanu normidele, saab orkaaniks, groteskne ja ilus, ühe õhtuga läbi, Nobelit väärt. Ja kui ma alguses sellest raamatu ilmudes rääkisin, et võib-olla ei ole igaühe tassike tee, siis ma arvan tänaseks, et see on juba nii suur kultuuriline fenomen rahvusvaheliselt, et tasub seda pöörast asja proovida lugeda. See tõesti on kohati groteskne, kohati mõtled, et issand, mida ma nüüd loen, aga ta on väga huvitav ja mis minu jaoks võib-olla on veel huvitavam, et miks selline raamat, kus juhtuvad sellised asjad, kus siis nimelt üks naine on hakanud taimetoitlaseks ja teda sunnitakse liha sööma, et ühiskond ei mõista tema äkitselt muutunud eluvalikuid. Et tõesti huvitav oli lugeda, et huvitav, miks selline raamat praegusel hetkel maailmas on saanud nii suureks hitiks. Siis eelmisel aastal ilmus Aliis Almanil ka novellikogu Kes aias ja Aliis sai selleks aastaks ka kirjaniku palga, millele mul on väga hea meel, sest ma väga ootan alati kõike, mida ta kirjutab ja
tema lood on tõeliselt hästi komponeeritud, sellised unustad ära, et sa loed mingit lugu. Paljud neist leiavad aset veidi masendavates Eesti kas väikelinnades või suurlinnades ja tegelevad igasuguste erinevate teemadega, millega me kõik oleme lähedalt kokku puutunud. Et tõesti, mul on nii hea meel, et Aliise Alman kirjutab. Väga palju toodi esile ka Mariana Enriquezi teost Asjad, mis me tules kaotasime. Mul on selline tunne, et meie podcastis on ka väga mitu inimest sellest juba rääkinud ja kindlasti räägitakse veel. Ja ka see, nagu Hankangi taimetoitlane, on väga häiriv raamat, aga selle teeb häirivaks see, et need tegelased, kes saadavad korda õudseid asju ja kellega õudsed asjad juhtuvad, on lapsed. Ja vist Berit Kashan oli üks, kes seda raamatut soovitas ja ütles, et tema suutis pool läbi lugeda. Ja minu enda esmane kogemus oli ka see, et alguses loed sellise hirmu õuduse värinaga ja lähed edasi, et mis veel saab. Ja siis kusagil poole pealt ma tundsin, et mul tõesti enam ei suuda. Et jällegi huvitav mõte, et miks me vajame sellist groteskset raputust, kui maailmas on niigi palju raskeid ja õudseid asju. Või et just, et kas sellist õudust lugedes kuidagi on nii hea tagasi tulla raamatust välja iseenda ellu ja mõelda, tegelikult on ju kõik nii hästi. Siis üks raamat, millest ma veel ei olnudki jõudnud rääkida, on Indrek Kohvi kirjutatud ja Olena Londoni illustreeritud Ära oota midagi, millest siis Indrek Kohv meile kunagi rääkis, kui ta siin käis, et ta kirjutab graafilist romaani ja ta ongi selline mõnes mõttes kiire lugemine, kus on palju pilte, vähe sõnu, kuidagi sõrmed jäävad sellistele kohtadele, kus on ainult vahelehed. Aga see räägib siis Indreku vanaisa loo ja sellest, mida Indrek ise mäletab enda lapsepõlvest, mida ta mäletab, ma ei tea, pioneeridest, tinasõduritest ja nii edasi. Et on ka öeldud, et see moodustab sellise nagu mõttelise terviku koos Kairi Loogi Tantsitolm põrandast raamatuga, et mõlemad tegelevad, et kui Kairi Loogi raamat räägib lapsest ja tema vanaemast suures osas, siis see räägib tüdrukust ja vanaemast, siis see räägib poisist ja tema vanaisast ja samamoodi nagu selle, kuidas see laps seda aega mäletab ja kuidas, mis tal on sellest jäänud. Ja väga, väga liigutav raamat ja ma arvan, et see on huvitav lugeda ka inimestele, kellel ei olnud samal ajastul lapsepõlved, kes on kas hilisemad või varasemad. Et ka võib-olla ma arvan, et Indrek on minust oma 5 aastat vanem, aga et juba selle 5 aastaga Eestis juhtus nii palju, et minu lapsepõlv oli mingites asjades täiesti teistsugune kui tema oma ja minust 5 aastat noorematel veel jällegi teistsugune, kes sündisidki juba vabas Eestis. Eelmisest aastast tõsteti esile ka Eesti Novell 2025 raamatut, kus on siis mõned väga hõrgud, väga mõnusad novellid ja hiljuti, kui meil oli see Rahvaraamatu klubis, siis paljud kurtsid, et kas Eesti Novell peab olema nii masendav, et tahaks, et oleks mingit kergust ja ma tunnen, et võib-olla ongi see, et me koolis kuidagi harjume sellise Tuglase ja teiste sellise trikitamise ja mingisuguse väikese rõõmuga ka, et jah, et kuidagi, et väga tõsiseks on kõik läinud, aga mina väga nautisin siit hästi mitut teost
ja kas või see kõige esimene Ave Taaveti öisel rikkel, kus siis elektrik läheb uurima, et miks kuu on välja lülitatud. ERR-i aastakokkuvõtetes sai väga palju kiita ka Eeva Pargi Hundirattas luulekogu ja tõsteti esile, et ta on väga küps kogu, ta on mõtlik, siin on ruumi ja sügavust. Loen ühe. Karju, aga keegi ei kuule, hüppa tulle, keegi ei näe. Nii palju on maailmas hullust, et ükskõiksus sirutab käe ja talutab päevadest läbi võõrastest valudest. Kõik on mäng ja film, peale lõputuid lõputiitreid, osatäited kerkivad haudadest. Eeva Pargil on nüüd juba väga palju raamatuid ilmunud ja siin tagakaanel on ka väga ilus lause, et Eeva Pargi luules elab terve maailm. Siis jõudis Eesti aasta parimate ülevaatesse ka Asako Yuzuki või tõlkinud Maret Nukke, mis on siis võib-olla algselt välja reklaamitud krimiromaanina ja see räägib ühest päriselust inspireeritud loost, kus üks naine määrati vangi ilmselt paljude meeste mõrvamise eest, aga et see siis siin raamatu peategelane on ajakirjanik, kes hakkab seda uurima ja teda just huvitab see aspekt, et miks alati, kui sellest mõrvarist või potentsiaalsest mõrvarist räägitakse, miks kõik räägivad sellest, et aga see naine ei olnud üldsegi ilus ega peenike, et kuidas kõik need mehed tõnge läksid. Ja see siis ongi, ta ei ole võib-olla kirjutatud sellises tüüpilises krimka moel, nagu me oleme siin läänes harjunud, aga et ta siis ongi pigem selle ajakirjaniku vaatepunktist, kes hakkab seda lugu lugema, kes hakkab seda lugu kirjutama, ta hakkab suhtlema selle tõenäolise mõrvariga ja see raamat oli eelmisel aastal ka ingliskeelses Goodreadsis ja igal pool päris suur menuk, et nägin seda igal pool ja plaanisin juba inglise keeles lugeda enne, kui ta eesti keeles ilmus. Ning aasta ülevaates oli palju ära toodud ka Andrus Kivirähu Eesti rahva uued jutud. See on siis Andrus Kivirähk on võtnud hulga Eesti muinasjutte ja teinud nendest mingil viisil uued versioonid, et siis ta on kas võtnud mõnest loost mõne koha või muutnud pealkirja õige pisut, teinud mingisugused pisikesed sellised inspiratsioonipuhangud ja minu jaoks oli seda raamatut lugeda selles mõttes raske ja natuke vihale ajav, et kõikide juttude kõik tegelased suures plaanis on hästi rumalad ja väiklased ja kurjad ja hiljuti, kui Andrus käis meil sellest raamatust rääkimas ka Rahvaraamatu klubis, siis ta ütles, et tal on lihtsalt huvitav kirjutada sellist stiili, aga nii nagu mulle, nii ka väga paljudel teistel Rahvaraamatu klubis lemmiklugu oli Udumäe kuningas ja see lugu üllatas võib-olla sellega, et kui ülejäänud raamat oli selline hästi nagu kibestunud ja kurjustav ja pahur, siis see Udumäe kuningas oli kuidagi hästi atmosfääriline, hästi kaasakiskuv, panid kogu aeg mõtlesid kaasa, et mis nüüd edasi saab ja et kui kõik teised lood lõpevad puändiga, siis selle loo puänt oli see, et seal ei olnud puänti ja tõesti väga suur nauding, mida ma ei oleks saanud kogeda, kui ma poleks kõiki teisi lugusid lugenud,
aga mulle ka väga meeldis siin esimene lugu, Puulased ja tohtlased, et Andrus Kivirähu fantaasia ja jutustamisoskus tõesti on, tundub, et piiritu. Ja need olid mu mõned soovitused selle aasta parimate raamatute ülevaadatest ja karta on, et meil tuleb ka tulevikus jutuks nii mõnigi nendest raamatutest, mis eelmisel aastal valiti paremateks, sest tegelikult see nimekiri on väga-väga pikk ja soovitan vaata ERR-ist 2025 parimate raamatu loetelu, sest seal on 40 inimese 10 parimat raamatut ja kui sa siit midagi ei leidnud, siis sealt kindlasti leiab ka väga palju nišikamaid, väga palju erilisemaid asju, et jääme lugemiseni.